selles mõttes ette olid antud teljesoovid, ehk siis nii palju turoonet, nii palju prigood, nii palju muud kaubandust, nii palju elamuid või kortermaju on ju. Et selles mõttes, aga ülejäänud kõik asjad olid nii-öelda tellija poolt vaadates vabad, lisaks olid linna tingimused, et pidi olema haljastust, tundipinnast 20%, pidi olema kõrgus oli paigas, et valdavalt 6 korrust, osaliselt põhjendatud kohtadest 7 ja lisaks me lugesime kogukonna soove, et siin on hästi aktiivne kohalik selts ja seltsi eesmärk oli see, et selles keskturualast ei kujuneks nii-öelda sellist kinnise iseloomuga elamupiirkonda, vaid see oleks nii-öelda piirkonnakeskus ja tänu sellele me siis tegime sinna keskele väljaku, et saaks siis toimuda erineva iseloomuga üritusi. Te võtsite osa ka Balti jaama turu projekteerimisest. Et kui palju sealsed kogemused aitasid? Tähendab, selles mõttes kogemused aitasid kindlasti, et nii nagu Balti jaama turul, kui sa sisened turule, siis sul on üks asi vaated nii nii-öelda alusele kogusele, üles kogusele, hästi palju õhku, avarust, et kogu see pagas tuli nagu kasuks. Ja nüüd siis lõpliku projekti viimistamisel ootate siis uut tellimust või kuidas? Ütleme, et nii nagu see protsess läheb, et kõigepealt on detailplaneering, praegu on see algatatud, nüüd lähtuvalt sellest võistlustööst siis tuleb detailplaneeringu vastuvõtmine, avalikustamine, kehtestamine, ma usun, et vähemalt aasta võtab see protsess ikka, on ju. Ja ütleme, et mingil hetkel kindlasti saab projekteerima hakata, nii nagu Tarmo Kleiman Astrotrupist ütles, et 2023 peab valmis olema, 2 aastat ehituseks, aasta aega projekteerimiseks, et on tempokas see. Kas me võime loota siis, et see võistlustöö saab ikka aluseks? Jah. Ütleme, kuna linnaplaneerimisameti nõue oli see, et linnaehitusliku lahenduse, kuidas on majad, kuidas on väljakud, kuidas on haljastus, selle tegemiseks oli konkurss, et see oli nagu linnasoov ja see, milline turuhoone välja näeb, see oli Astri grupi soov. Tegelikult on, ütleme nii, et kõik võistlustööd olid väga kõrgetasemelised ja ma olin žürii töö juures ja võin öelda, et ega see otsus ei olnud lihtne tulema. No ma käisin eelnevalt turu peal ja rääkisin müüjatega, nad olid selles mõttes natukene mures, et millal nüüd need uuendused peale hakkavad ja kui kaua see kõik, et meie uus turuhoone valmiks aega võtab? Täpselt aega on raske öelda, et tegelikult praegu on ju käimas detailplaneering ja kaua detailplaneering aega võtab, ma ei tea täna, aga meie eesmärk on, et uus turuhoone oleks valmis 2023. aastal. Kes seda rahastab ja kui palju see võiks üldse maksma minna? Ega raha ei ole maailmast otsas, et kui on hea projekt, siis sellel on alati rahastajaid. Ja kui palju see maksta võiks, kui nüüd lüüa kokku need ruutmeetrid ja pinnad, mida me sinna planeerime, siis see suurusjärk võiks olla seal kuskil 80–90 miljonit eurot. Kas keskturg on kavas panna samamoodi toimima nagu Balti jaama turg, ehk siis, et on olemas avalik ruum ja on olemas õhtuks suletud ruum? Jaa, põhimõtteliselt küll, kuigi me peame selle
kontseptsiooniga veel väga palju tööd tegema ja selle väga läbi mõtlema, aga kindlasti see turg saab olema uus, kaasaegne, põnev ja kõik leiavad sealt midagi. Põhimõtteliselt oleme loomas sellist turgu, mis peaks ka linna südamega, eks ole, kokku klappima, sest hetkel on ta küll päris kole ja eklektiline. Noh, see piirkond on ise Tallinna välja arendamata kesklinn, või no kesklinn, aga selline linna süda, jah, et kindlasti see piirkond ja see võistlustöö, kui see saab realiseeritud, siis sellest kindlasti tekib selline kogukondlik keskus.